Tere hommikust, austatud kolleegid! Väga suur rõõm teid siin näha. Väga suur rõõm, et kogu selle keerulise olukorra kiuste oleme me ikkagi siin ja kohtume näost näkku. Lisaks teile loomulikult on siin veel keegi toas, eks ju, koroonaviiruse aura, me kõik teame, et elevant on toas, aga nagu on öeldud, ega me sellest lahti ei saa, me peame õppima sellega koos elama. Ja ma usun, et siin ruumis koroonaviirust ennast ei ole, sellepärast, et me oleme kõik vaktsineeritud, me oleme kõik testitud, me oleme kõik ukse peal koroonapassi näidanud ja siin ruumis peaks olla suhteliselt ohutu. Aga tahaks teile ikkagi südamele panna seda, et peale koroonaviiruse on ka teisi nakkushaigusi, mis levivad ja loodan, et te tunnete ennast kõik hästi ja tervelt. Eesti arstide päevade traditsioon algas tegelikult veel varem, kui loodi Eesti Arstide Liit. Nimelt 1920. aasta detsembris Tallinnas toimunud esimestel arstide päevadel võeti vastu Eesti Arstiseltside Liidu põhikiri, mis kinnitati 28. veebruaril 1921. aastal Tallinna Haapsalu rahukogus siis, ja see veebruari kuupäev on siis Eesti Arstide Liidu ametlik sünnipäev. Ja rõõm on tõdeda, et Eesti Arstide päevade traditsioon elab edasi ka 100 aastat hiljem ning on arstide omavahelise koostöö hea näide. Algamas on taasiseseisvumisjärgsed 27. Eesti Arstide päevad, kuhu koos külalistega on registreerunud ligi 500 inimest. Ja esimest korda saab seda üritust järgida ka veebis, nii et meiega on loodetavasti veel liitunud veel nii-öelda veebi teel veel palju inimesi. Auväärt arstide president, head Eestimaa arstid, tervishoiutöötajad, kõik tervisevaldkonna eestvedajad. Mul on siiralt ka hea meel, et täna on tõesti võimalik meil füüsiliselt koguneda, ma näen, et teid on siin saalis palju. Tähendab seda, et Arstide Liit mitte pelgalt ei tähista 100. sünnipäeva ja sünniaastapäeva, vaid on kasvav, toimekas, tegus ja energiat täis organisatsioon. Arstide Liidust on olnud hästi palju abi tegelikult Eesti tervisevaldkonna kujundamisel, on ta patsiendiohutuse teemad, on ta inimkeskse tervishoiu küsimused, rõhutan inimkeskse, mitte patsiendikeskse, kuna ka arst ja tervishoiutöötaja inimene. Ja loomulikult on teist palju abi ja tuge andnud kollektiivlepingu läbirääkimistel just nimelt selleks, et tagada ühest küljest tervishoiu valdkonna järjepidevus, tagada konkurentsivõimeline palgatase ja samal ajal võib öelda ka selliste ootuste ja reaalsete võimaluste tasakaal. Kaigile, kes oli Maailma Arstide Liidu president, sai ka Eesti Arstide Liit sujuvalt ja lihtsalt ja kerge vaevaga Maailma Arstide Liidu liikmeks astuda. Seltsi Rootsis aktiivne liige. Aitäh sulle, Aina. Ja teenistus. Meie liidul on 55 000 liiget. Meie liidus on ka palju neid, kes on tulnud Eestist Rootsi pärast sõjaaegsel või sõjaaegsel ajal ja ka neid, kes on tulnud hilisemal ajal. Ma tänan ka Eesti Arstide Liitu ja tänan ka kõiki kolleege. Pole midagi tähtsamat kui kolleegide tunnustus. Rootsi arstidel ja Rootsi Arstide Liidul on olnud suur kasu Eesti arstide kogemustest ja Eesti Arstide Liidu kogemustest. Ja arskond tunnustab professor Lutsarit ja ka teadusnõukoda läbi selle, tänu kellele meie tervishoiusüsteem on pandeemiaga toime tulnud. Arstide Liidule, nii nagu eelkõneleja ütles, et see on erakordne autasu, erakordne meelespidamine
selle peale oli raske tulla, sest et koroonapandeemiaga on toime tuldud tänu väga headele Eesti arstidele ja Teadusnõukoda on siin püüdnud kaasa aidata ja Eesti arstid on Teadusnõukojale väga heaks partneriks olnud. Aitäh teile ja iga asi saab ükskord otsa ja see koroonapandeemia, ma loodan ka, et varsti saame sellest rääkida minevikust. Aitäh teile! Doktor Külliki Suurmaa, juhatuse liige ja arstide kultuuriürituste korraldaja, on kuulunud Eesti Arstiliidu volikogusse ja arstide täiendkoolituse fondi nõukogusse. Doktor Suurmaa on hinnatud gastroenteroloog ja endoskoopia spetsialist. Doktor Katrin Rehemaa on tervishoiupoliitika kujundaja meie endi seast, keegi, kes saab iga asjaga hakkama, nagu ka selle tänase ürituse korraldamisega siin. Ja kui keegi veel ei tea, siis Katrin on olnud valmis ka streigi ajal meie kõigi eest vangi minema, nii et aitäh selle. Enam mitte miski mind üllatada, aga ma eksisin järjekordselt ja vähe on neid asju, mis mind sõnatuks võtavad, aga see on nüüd see hetk. Aitäh kõigile. % on haiglast lahkunud ja 1% on siis olnud see suremus. Et üldiselt ja mis on võib-olla ka veel Eesti omapära, et meil on väga-väga vähe haigeid surnud ambulatoorselt, meil enamus haigeid sureb haiglas, et see on ilmselt ka olnud meie riigi omapära, et meil ei sure ka hooldekodudes ja see on ilmselt ka see, mis on ka haiglasüsteemile võib-olla väga suure koormuse pannud. Tõeliselt kadestamist väärt. Näitab seda, et hästi on seda. Tahaksin ka alustada kõigepealt tänu slaidiga, sellepärast see tipu, kui me räägime respiratoorsest viirusest, ta tekitab sellist rakkude nagu dendriitrakkude aktivatsiooni ja need liiguvad siis lähimasse lümfisõlme. Nagu me kõik teame, siis põhimõtteliselt tekib selline põletiku poole kopsus, kus siis ja see alveooli pilt, kopsu alveool, ta on ümbritsetud siis veresooniga ja mis siin vasakpoolne nagu terve olukord ja parempoolne see, kus on viirus on nakatunud, siis alveoolaassed epiteelrakke, kus veresoontes siis tungivad rakud, põletikurakud sinna alveooli ja tekitavad siis väga palju vedelikku. Veresooned ummistuvad, tekib tromboodiline olukord, neutrofiilid liiguvad sinna massiliselt sisse, neutrofiilid on selline saali kuulama. Viirusvastasest ravist. Lühike vastus on, et ega meil midagi väga pakkuda ei ole. Et oma hea sõbraga rääkisin paar päeva tagasi, et sul on küll hea teema siis, et räägid viirusest, mida pole mõne jaoks olemaski ja räägid ravist, mida ka olemas ei ole. Aga proovin refereerida siis mõnda, et seal on erinevaid preparaate, mida siis teoreetiliselt on mõeldud ja ka katsetatud. 100 mikrogrammi asemel võrreldi ka suuremat ja madalamat doosi, aga immuunvastuses väga suuri vahest ei nähtud. Aga ka siin on tõepoolest näha, et antikehade tase vasakpoolsel siis paneelil on näidatud punasega, kuidasmoodi 6 kuud peale vaktsiini teise doosi manustamist on antikehade tase ikkagi väga tunduvalt langenud. Kui alates möödunud aasta kevadest. Minu teema sissejuhatuseks üks puhang möödunud. Meie kvaliteedispetsialisti Andra-Maris Postiga siis oleme pannud kokku sellise väikse kokkuvõtte. Tere!
teil oli üks mõnus väike tuur, te nägite midagi põnevat ja uut ja selle unikaalse koha kohta võib-olla ka paar sõna. Kui te pea üles tõstate, siis te näete nimelt maailma esimest raudbetoonkuurik ehitist, mis valmis umbes 105 aastat tagasi. Ja ma tean seda, et ehitussaate juhina ma olen aru saanud, et betoonehitistel antakse lausa 100-aastane garantii. Aga ma arvan, et see on sipa kauem siis saanud. Täna õhtul on teil suurepärane võimalus hetke pärast hakata nautima siis Karmen Catering'i suurepäraseid hõrgutisiltu, aga see on siis koostöös anestesioloog Lauri Kõrgvee, Arno Ruuslepa ning südamearst Arno Ruuslepa ning psühhiaater Helen Kadastikuga on siis selline vägev projekt valminud, mida te seal näete, ja autoriks on Markus Kasema. Things on the screen is a special it's a special art by Markus Kasema, who's the author, but Eesti Arstide Liit on saanud tõepoolest 100-aastaseks ja neid pidustusi oleme me juba pidanud ja neid pidusid tuleb sellel aastal veel, aga täna on tähtis päev ka veel ühes mõttes, et te olete nii toredad ja kui te olete sama toredad, siis me võime rahulikult mõelda tänase päeva peale nii, et või selle aasta peale, et see on järgmise 100 aasta esimene aasta. Nii et ei ole plaanis meil kuhugile kaduda ja ma usun, et neid arstide päevi ja sünnipäevi tuleb ka tulevikus. Kui juba arstide päevadest rääkida, siis jah, tõepoolest kuuldused ka nende surmast on ilmselgelt liialdatud, et tõepoolest 4. katsel oleme me neid arstide päevi täna pidamas. Ja nemad on täna siin nüüd õhtul meiega liitunud ja Gerda, kumbas järjekorras sa mulle nemad annad? Nii, Viivika on meil siin esimesena, doktor Viivika Adamson, tule palun siia. Tõepoolest hea sõber ja kolleeg Tartust ja auaegne Tartu Arstide Liidu eestseisuse liige ja president ja ka Eesti Arstide Liidu eestseisuse liige ja igati nii-öelda tubli kamraad. Aitäh sulle kõige eest. Ilma teieta Arstide Liidust
minu haiglast, kliinikumist, minu seltsist, infektsioonhaiguste seltsist ei tule häid mõtteid, ei teid. Et aitäh teile kõigile. Nii, see on olnud alati minu kõrval ja aidanud oma nõu ja jõuga kõik probleemid lahendada. Anne kohta sai päeval öeldud, kui ma pidin ütlema, et tema on üks kõige viljakamaid ja tublimaid uute liikmete Arstide Liitu toojaid, et tema kliinikus, siis Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinikus on vist 100% kõik arstid meie liikmeteks astunud. Aega saada, et tahes-tahtmata tuli mul kohe meelde siis oma üks lemmiktsitaate Vladimir Iljitš Leninilt. Temalt nimelt küsiti, et mida ta arvab teosest Maksim Gorki Ema. Ja tema nimelt arvas, et see teos on väga õigeaegne. Et mina arvan ka, et täna tähistada Eesti Arstide Liidu 100. juubelit on väga õigeaegne. Ja 100 see kõlab kuidagi vau, tahaks öelda, või nagu siin see eelmine etendus oli. Et miks siis õige? Et 100 on paljudes kultuurides nii väärikate sündmuste puhul on moes või kombeks ohvreid tuua. Ja see on täna ka tehtud, et Eesti riik on panustanud Arstide Liidu 100. juubelile ja täna... Meil on kuuldavasti plaanis päris kaelamurdvaid trikke siin, nii et head.
oskavad muusikat, oskavad rütme. Kui tundub, et rütmid sobivad teile, siis tulge ja tantsige. Nii et teeme sellest tänasest õhtust ühe kena. kõigil oleks näha, väga meeldiv ja siis võt kuidagi niimoodi siia jah, võib-olla selle lille ette. Väga tore. Irja, teil on kuskil läinud. Mis ma mõtlen? Nii, Pisar, Irja ja Marina, just ühe aega, jah? Marina, sina oled esimene, sina mõtled ühe arvu peale 10 ja 99 vahel, üks kahekohaline arv, Marina, eks ole? Pisar, sina mõtle ühe sõna peale, üks sõna, kui on olemas, ära seda enam muuda. Ja viimane, Irja, olge hea ja joonistate siia ühe kauni pildi, eks ole? Issand hoia, üks moment, kui on valmis, väga tähtis, et keegi ei näeks jala küll äras kõigile näha. Ja palun alusta nüüd, nii, mina keeran selja, ma teie poole enam ei vaata. Ja kui on valmis, siis Irja kõva ja selge häälega hüüa. Valmis! Kas meil on arv olemas? Valmis! Juba valmis, jah? Mis nad teevad? Joonistab, ahah, väga hea. Nii tore. Nii, valmis, hästi. Siis pane peitu nii, et keegi näeks. Ja Marina, tule siia ettepoole. Me alustame sellest kahekohalisest arvust. Loe mulle numbreid 1-9, nii et ma kuulen neid. Just väga hea. Aitäh. Mulle tundub, et see on kas see või see. Nii, Pisar, kas mul on õigus, et see sõna algab K tähega? Just, nii, ja see viimane pilt on mingi ilus ümar asi, aga me alustame sellest. Marina, ole siin, ära kuhugi liigu. Nii, mulle tundub, et see on see. Ma tegin sõrmenipsu, panite tähele, on ju? Aga see võis olla ka nii, et see võib olla ka see. Või seal kuskil seal. Kas sa võiksid uuesti lugeda mulle 4-5-6? Ma ei ole kindel, ma väga vabandan praegu kõigi ees, see vist lõpeb piinlikult. Kui ma nendega eksin, siis on see ja võib-olla on see ja tüki-kaki kombinomi vanalas hüppas üle pommi. Siis jääb praegu nii. Kõva ja selge häälega Marina, see kahekohaline arv, millele sa mõtled, on 46. 64. Kas 6 on sees? 4 on sees. Kas 5 on sees? Okei. Kõik nad näevad, see on juba väga piinlik, kõva selge häälega, Marina, mis on kahekohaline arv, millele sa mõtlesid? 55. No see oleks napi. Aitäh sulle, Marina. See sõna, kui sa vaatad siin ruumis ringi, kas sa näed seda? Sa ei näe. Kas see on mingi arstiga kuidagi seotud? Kas see on mingisugune, ma tean, see on liiga lihtne. See on mingisugune arsti riistapuu, eks ole? Sellega saab, on ju? Pigem mitte, ütleb Pisar. Selge. Kas see on kuidagi inimesega seotud? Pigem mitte, jah. Kirves! Ja oligi Kirves! Suur aitäh ka Pisarale. Mul oli peaaegu, mul oli nael! Aitäh sulle, nii tore, et tulid. Ja ma ei usaldanud oma kõhutunnet. Esimene mõte, mis mul peast läbi käis, oli see Pisar, Kirves.
nii, Irjakene, nüüd on nii, jää sinna, kus sa oled. Ma praegu ei vaata sinnapoole, ma ei ole kordagi sinnapoole vaadanud ka ja nüüd me proovime sama asja teha siia. Minu käsi muutub meediumiks. Proovi sama pilt joonistada oma mõtteteel siia paberile ja alusta mu käe liigutamist mõttejõul nüüd. Väga hästi, tavaliselt tehakse päike või lill. Ja ongi päiksekirjed või on see lill, siit tuleb alla, see läheb alla, juba läheb kiiremaks, siin on 2 lehte mõlemale poole, jah, üks siia, kroonlehed. Täiesti täppinud. Täppi? Just. Või on auto, las ma vaatan. Ja nii ongi, kus juures sõbrad, see on lill mõlemal pool, issand kui ilus, aga lehed, ma arvan, et see on nüüd fotojäädustus, selle ma jätan siia.